Tere sõbrad, täna räägin ühest meie patsiendist, naisest vanuses 36 aastat, kes pöördus meie poole ülekaaluga, aga ka meeleoluhäiretega, unepuudusega, kroonilise väsimusega, samuti on menstruatsioon korrast ära ja paljud muud vereproovide vastused ei ole sellised, mida ta oleks tahtnud ise näha. Tema perearst ei ole väga midagi pakkunud, ütles või soovitas talle kaalust alla võtta ja võtta punase riisi ekstrakti seoses veidi kõrgenenud kolesterooliga. Eks on ta pöördunud günekoloogi poole ja samuti oma raviarsti poole ja lõpuks tahtis ta uurida veidi rohkem oma tervisest. Ja te näete ise, et me tegime mitte ainult vereanalüüsi, aga ka vaatasime tema stressi, taseme. Me kasutame stressi mõõtmise ja taastumise mõõtmise monitori First Beat. Samuti me kasutame seda CGM monitori, mida pannakse 10 päevaks ja millega mõõdetakse veresuhkrut 24/7. Ja nii analüüside kui ka nende uuringute abil me saime teada, et tegelikult on sellel naisel eeldiabeet ja raske insuliiniresistentsus ja muid probleeme, millega me peaksime tegelema. Nii et vaadake. Kõigepealt tahaks näidata tema suhkru väärtusi. Paistab kohe silma 3 kuu keskmine veresuhkur, mis on 5,8 glükeeritud hemoglobiina. Me teiega teame, et kui on see tase üle 5,7, tähendab see eeldiabeeti. Edasi maksanalüüsid, siin on meil 3 maksanalüüsi, kõik ei ole korras, kõik ei ole ideaalsed ja me teame, et kuigi siin on ülemised piirid kuni 40-ni, 45-ni, aga me ootaks, et need oleksid 15-10-20 vahel. Samuti siin on üks näid GGT, mis on 57, mis on samuti kõrgenenud ja mis on maksanäid. See peegeldab maksa rasvastumist. Edasi vaatame, siin on kerge neerufunktsiooni langus, et me sellele väga tähelepanu ei pööra. Kusihappe on kõrgenenud. Samuti teame teiega, et naistel võiks kusihappe tase olla alla 300. Vaatame edasi. Järgmisena on meil kraaftest, test insuliiniresistentsusele ja siin samuti kohe paistab silma väljendunud insuliiniresistentsus. Me samuti teiega teame, et tühja kõhu insuliin peaks olema vähem kui 6, et temal on 7,4. 60 minutil temal peaks olema alla 30, aga temal on 80 ja 120 minutil on tal 112, kuigi peaks olema kuni 15-20 umbes nii tema korral. Et siis tegemist on väljendunud insuliiniresistentsusega. Vaatame edasi. Me võtsime samuti, me panime veresuhkru monitori 10 päevaks ja ma võtsin siin ühe päeva nendest 10 päevast. Ja mida me siin näeme? Me näeme seda, et selle päeva algus, selle ööpäeva algus, mis algab öösel, siis kella 1 paiku või 12:10 paiku, ilmselt ta ei ole veel maganud, sest veresuhkur oli kõrge, see võis olla tingitud kas hilisest magamaminekust, kas stressirohkest päevast, söömisest enne magamaminekut, siis ta magab praegu enam-vähem, aga ikkagist, et kuna me teame, et sügav unefaas kõige kasulikum on siis, kui see tuleb enne südaööd või vahetult kuskil 12:10 paiku, siin me näeme, et see kõrge veresuhkur pärsib või takistab sügava une saabumist, aga kõik ülejäänud tunnid, mida ta magab, ta võib küll oma tunnid kätte saada, aga une kvaliteet ei pruugi olla kõige parem siis. Ja päeva jooksul te näete, et kui palju kõikumisi temal on. Ta ei kannata hommikusöögist lõunasöögini, ta kindlasti näksib siin vahepeal. Ta ei kannata lõunasöögist õhtusöögini, ta näksib siin samuti vahepeal. Ja kuigi me näeme, et suhkur enam-vähem langeb õhtuks, aga need kõikumised kindlasti ei ole selline väärtus, selline näit, mida me tahaks näha. Nii. Ja lõpuks vaatame ka tema stressimonitori tulemusi. Et me näeme, et siin on sisuliselt päeva jooksul ei olegi ühtegi korda, kus ta oleks stressivaba ja isegi öösel, et me näeme, ta enam-vähem hakkab taastuma. See on taas üks päev 5 päevast,
ma võtsin välja sellest kokkuvõttest ja me näeme, et ta hakkab taastuma ainult kuskil kella 4-st juba vastu vara hommikut. Nii et ja siin ka päeva jooksul on hästi palju selliseid stressi olukordi, et ta sisuliselt ei taastu. Mida ma sooviks sellega rõhutada? Seda, et meie tervis koosneb mitmest asjast ja isegi kui me kontrollime näiteks ühte asja, ei pruugi see näidata, et see ei pruugi peegeldada tervist nagu tervikuna ja see veresuhkru tase võib ka olla piiripealne. Maksanalüüsid võivad olla piiripealsed, kolesterool võib olla piiripealne, kusihappe võib olla piiripealne, aga mitte vajada ravi näiteks. Aga samuti, kui me paneme neid monitoore ja vaatame veel, et inimene tegelikult öösel ei maga, päeva jooksul stressitasu on kõrge ja ta üldse ei puhka, ta veresuhkur kõikub niivõrd tugevalt, et ta muudkui näksib, ta muudkui tahab süüa ja samuti ei maga välja näiteks öösel või uinub hästi hilja, mis ei taga piisavat sellist kosumist või paranemist. Kuna insuliiniresistentsus on ju ka haigus sisuliselt ja L-diabeet, mis sellel patsiendil on samuti haigus. Me peame selle kõigega tegelema, et siis tervislik toitumine, stressi juhtimine, et kaalust alla võtta peab muidugi ka trenni tegema, eeskätt jõutreening 3-4 korda nädalas ja unerežiimi normaliseerimine. Siin võib olla mõned ravimid, toidulisandid, aga kõik on kasulik, kui sellest te kindlasti ise saate aru, et mis on kasulik ja mis on kahjulik, aga asi on selles, et keegi peab seda välja selgitama ja teile näpuga näitama, et nii on kõige kindlam, nii on kõige mugavam ka teie enda jaoks, et te saate ka dünaamikas oma muutusi jälgida. Nii et ma soovin teile tervist.